Me oleme just maandunud maailma kõige kaugemasse onni ja peame siin ellu jääma ilma toidu ja veeta varjualuses, mis vaevu püsti seisab. See on meie võitlus emakese loodusega ning me peame ellu jääma. Kõik siin võib hetkega muutuda ja ma olen järgmised 24 tundi siin üksi. See oli raske seal väljas ja ma jäin lõpuks tühjade kätega. Kui me ei leia toitu ja vett, on meie ohutus ohus. Ja kui meil on abi vaja, siis on sõna otseses mõttes 2-päevane rännak, et mingitki abi saada. Ma ei tea isegi, kas see koht on elamiskõlblik, kutid, aga me saame sellele järgmiste päevade jooksul teada. Sul peab sõna otseses mõttes olema fatalistlik mõtteviis. Meil on siin 3 eesmärki. Esiteks, leida toitu ja vett. Teiseks, ellu jääda. See varjualune. Ja kolmandaks, ma tahan siin keset Eimiskit puidust varjualuse juures lõket teha. Ma ei tea, kas see asi põleb maha, aga me proovime selle väljakutse jooksul selle ära teha. Me oleme nüüd ametlikult siin üksi, vaatame, kus me ellu jääme. Meil on terve hunnik asju kajakil, mille juurde jõuame hiljem. Meil on see terrass, kus avaneb hull vaade. Loodetavasti saame hiljem seal natuke ringi vaadata ja toit otsida. Siin all on meil redel. Vaata, mille najal see püsib. Kas sa teed nalja? Pole võimalik, et see mind kannab. Jah, meil on natuke nööri, mis seda redelit üleval hoiab. Siin on meritõrusid, aga ka mõned austrid, mida saame võib-olla hiljem näksida. Siin on meil lausa luksus. Meil on väike tool. Me saame siia istuda ja hiljem päikeseloojangut vaadata. Aga siin pole tõesti mingit elektrit, tulesid ega midagi, kutid. Olgu, vaatame nüüd meie eluruumid seest poolt üle. Siin on meil hiiglaslik ämblik. Me ei sega teda, olen üsna kindel, et see on mingi gold noob. Andke kommentaarides teada, kui teate, mis loom see täpselt on. Siin on meil see tegelane. Tundub nagu väike lõkkease. Peaksime seda kasutada saama. Loodetavasti me ei põleta oma onni maha. Kas sa teed nalja? Meil on siin isegi postkast. Kes kurat siia midagi postitab? Meil on ka ilus soojustatud katus, mis on väga kena, poisid, täiuslik. Ma just tahtsin öelda, mis koht oleks ilma selleta, et puhtust hoida. Meil on olemas harjavars. See pole küll 5-tärni hotell, aga ajab asja ära. Vaatame üle meie ellujäämisvarustuse selleks väljakutseks. Meil on see minikalapüügivarras. See on umbes minu oma suurune, aga tõenäoliselt töötab paremini. Väike harpuunpüss, mis teeb oma töö ära ja machete loomade puhastamiseks ning puude raiumiseks. Droon, GoPro ja hunnik patareisid. Mask, see tuleb kindlasti kasuks. Väike pakk lantidega. Saame neid vingeid asju kasutada, et loodetavasti uurida ja visata landi mangroovisüsteemi. Ja lõpuks, te juba teate, et me ei lähe kuhugi ilma oma tunnusliku energiasüstita. See tuleb kasuks, kui jõuame täieliku madalseisu. Me tõmbame selle alla ja sünnime uuesti, kallis. Nagu näete, on meie ümber nii palju elu. Vaadake neid kalu, kes siin ringi ujuvad. Ema loodus valitseb siin tõeliselt. Isegi kui me oleme 100 miilide kaugusel igasugusest tsivilisatsioonist, on meil eesmärk täita. On aeg minna toitu ja vett otsima. Oota, tõmbame käsi piduri peale. Me oleksime peaaegu sellesse põõsasse sisse sõitnud ja oma ridva murdnud. Aga kutid, siin on täiesti hullumeelne. Sõidame vaikselt ja rahulikult kajakiga läbi, viskame natuke ja vaatame, kas saame midagi kätte, sõbrad. Siin laguunis on sõna otseses mõttes korallrahu. Kas see on? Kas te nägite seda? Meil oli sõna otseses mõttes barrakuuda otsas. Olgu, proovime uuesti. Kurat, me kaotasime selle. Jah, meil on üks. Jah, ta on mu kuugi kinni vedanud. Oh, jah, me saime ta kätte. Oh, vaata trevallet. Oh, issand, ta üritab seda süüa. Oh, vaata seda. Seal on väike koralltursk. See on ilus mees. Ta on natuke liiga väike. Lase ta lahti. Ma sain selle koralltursa kätte ja siis tuli trevalli välja. Ma arvan, et ta üritas meie korallturska süüa. Pärast tonde viskamist ilma õnneta oli aeg relvad välja vahetada ja sügavamale mangroovisüsteemi liikuda. Meil on varustus seljas, kutid. Ma panin selle just selga, nii et olen valmis minema. Nii et jätame kajaki maha. Liigume hästi vaikselt, vaatame, kas saame mingit toitu. Oli aeg odapüss valmis panna ja vaadata, millist toitu me leiame. See maastik, kus me sukeldume, on uskumatu.
sügavad, lopsakad mangroovid, mis voolavad nendesse korallrahusüsteemidesse. Kohe oli elu igal pool. Ja see oli märk, mida ma vajasin. Nüüd, kuidas me nendes kohtades jahti peame? Me otsime sügavaid koopaid ja mangroovisüsteeme ning liigume aeglaselt ja vaikselt alla. Ja kallad, need ilmuvad justkui ei kusagilt ja just siis on meil vaja tegutseda. Need suured langenud pallid on täpselt see, mida me otsime. Need peidavad kõiki suuri kalu, kes varitsevad saaki. Palkide ümber polnud eriti midagi peidus, nii et oli aeg suunduda madalasse riffile. Ma sattusin selle anemooni peale, mille sees peitus klounkala. Anemoon uimastab ja halvab teisi kalu, mis võimaldab klounkalal omada kodu ja varjupaika, kus nad saavad elu edasi anda. Kui ma alla ujun, liigun ma nendesse pimedatesse koobastesse. Seal peatuvad kõik suured loomad. See koht on tuntud krokodillide poolest. Ausalt öeldes pole mul aimugi, millega ma siin kokku puutuda tahan. Need tursad on täpselt sama värvi nagu riff, mis teeb neist maskeerumise meistrid. Siit ujus läbi üks suur kefaaliparv. Alguses oli mul kaitseriiv peal, aga siis tegin juhusliku lasu. Kuraamus, see oli lihtne saak. Oli aeg uuesti laadida ja jahti jätkata. Need madalad kristallselged riffid olid täis elu ja ma teadsin, et on vaid aja küsimus, millal midagi head end näitab. Kui ma sukeldusin, sattusin suure silmaga trevalli parve peale. Need kalad ei ole eriti head söögiks, kuid nad on uskumatud kütid, kasutades madalikke, et suunata kõik söödakalad kokku, neid lõksu püüda ja siis suurtes parvedes toituda. Ausalt öeldes olen ma veendunud, et see kala on nagu ninja. See siin on jõulupuussid. Nad kaevuvad kõva koralli sisse ja toituvad kõikides hoovustes.
Kui ma aeglaselt seda lõhet mööda alla liikusin, istus seal suur korallforell. Ausalt öeldes ei saa ma siiani aru, kuidas ma selle kala küll mööda lasin. Liikusime veelgi kaugemale, mis viis meid nende kaunite liivaste rannikuriffideni. See siin on koralliaed ja ideaalne koht, kus kalad saavad peituda. See on noor värviline homaar, üks ilusamaid söödavaid loomi, kuid meie jaoks liiga väike, et kaasa võtta. Seal oli mõned väikesed rifikalad ringi ujumas, aga ma ootasin, et midagi head välja ilmuks. See kihvkalas andis mulle võimaluse, aga ma olin liiga aeglane. See oli tõeline katsumus. Te näete ise, et vesi on väga sogane, kuigi seal all on uskumatult äge ujuda läbi nende koobaste ja palkide vahel, aga me peame välja mõtlema uue plaani, kutid. Läheme tagasi oma varjualuse juurde. Ma nägin just siin kala. Ma võtan kiiresti püssi, võib-olla saame ta kiiresti kätte. Ma panin mööda. Kuidas ma sellest mööda lasin? Mees, mul on praegu külm. Ma raiskasin nii palju energiat sukeldumisele ja me ei saanud mitte midagi. Ma võtan selle kalipso seljast. Ma pean kohe kuivaks ja soojaks saama, kutid. Me oleme täiesti põhjas. Meil pole süüa. Mul on külm. Ja ausalt öeldes pole meil üldse vett. Mul oli kõige lihtsam võimalus otse enda ees, kui tagasi jõudsin. Kala lihtsalt istus seal. Ma tulistasin meie kailt odapüssiga ja panin mööda. On väike võimalus, et ta võib tagasi tulla. Meil on ainult mõned tunnid valgust veel jäänud ja siis peame valmistuma eesootavaks ööks. Tundub, et tuleb üks külm, üksildane ja näljane öö. Vaadake seda, see ajab mind lihtsalt vihale. Isegi meie neetud ämblik on endale kärbse püüdnud. Oh jumal küll, ma olen päikeses täitsa ära põlenud ja üleni soolane ja lõpuks ei saanud ma midagi. Ma tahan lihtsat einet. Te olete ise näinud täna, me oleme nii palju avastanud, me oleme energiat raisanud. Ja ma näen sõna otseses mõttes meie tailkalu ja ma arvan, et see saab meile lihtsaks eineks, kutid. Me vajame praegu kõike, mida saame. See on natuke nagu kell 4 hommikul ööklubis. Sa lähed koju sellega, mis kätte saad. Kindlasti saame selle kala kätte, kutid. Ma olen praegu täiesti viimase jõu peal. Kui paljudes kohtades maailmas saad sa 1 meetri kaugusel oma kailt endale toidu püüda? Nii, saime ta kätte. Me saime ta päriselt kätte. Kas sa teed praegu nalja? Ma ei suuda uskuda, et see just juhtus. Me hüppasime just vette ja saime selle vinge tegelase. See asi näeb hull välja. Ma pole kunagi varem sellist püüdnud, kutid, ja mul pole aimugi, mis maitsega see on. Me saame lõpuks mingisugust energiat tagasi. Sellel on 3 saba ja just nii ta vees edasi liigubki. See on ülilai, aga tegelikult üsna kitsas, mis tähendab, et sellel pole ilmselt eriti palju liha. Puit siin üleval on tegelikult üsna niiske, viimastel päevadel on vihma sadanud. Nii et peame ootama, kuni see veidi ära kuivab, aga loodetavasti saame homme uurida kaugemale sellest, kuhu täna läksime, et leida suuremaid ja ohtlikumaid loomi. Õhtusöögiks toore kala siin. Esimene päev. See on nii metsik, kui üldse olla saab. Viimane lõige. Saime endale tükilihasid. Kuidas sa seda siin kohas pesed? Kas sa teed nalja?
lihtsalt lopuda tekil maha. Ma valetaksin sulle, kui ütleksin, et liha näeb hea välja. See näeb suurepärane välja, aga see on kütus, mida meil siin vaja on. Me hakkame seda kohe sööma. Meie on esiverandal siin keset Eimiskit, sellepärast me seda teemegi, kallis. Lähme! Liha on nii värske, see pole isegi jõudnud veel rahuneda, see liigub mul suus edasi. Ausalt öeldes polegi väga hull. Lähme! Oh ei. Juba on tunda, kuidas sääsed välja tulevad. Ma üritan aru saada, kus kurat me täna öösel magame, aga mul on väike plaan olemas. Nii, et meil on üks idee. Ma pean sellesse kotti peeretama. Seda ma pean tegema. Nalja teen. Puhume siia sisse. Paneme nii palju õhku sisse kui võimalik. Vähemalt on meil midagi pehmet, mille najale toetuda. Tegelikult polegi väga hull. Nagu näete, see on nagu väike õhmadrat siin. Kui sääsed meid hiljem täiesti ründama hakkavad, saame kasutada oma Kalipso ülaosa. Kes teab, mis öösel juhtuda võib. Kui asi hulluks läheb, panen Kalipso ülaosa selga. Olgu, mul on siin oma turgutusjook ja mul on nii suur kiusatus see ära võtta, aga mul pole aimugi, mis järgmiste päevade jooksul juhtuma hakkab, kutid, nii et ma hoian selle alles. Homme on meil mõned selged eesmärgid. Esiteks peame hommikul esimese asjana leidma vett. Ma tahan minna kaugemale kui täna, et näha, kas leiame mõne suurema looma. Ja ma tahan siin onni juures lõkke üles teha. Homme pärastlõunal loodetavasti tulevad poisid mulle järele. Ja meil on selle ajani veel päris palju aega. Kõik on aeglustunud, on rahulik. Kõik linnud on oma pessa läinud. On hullumeelne, kuidas kohe, kui valgus kaob, tulevad kõik putukad välja ja nad purevad mind praegu korralikult. Me lihtsalt puhkame siin. Kui öö jooksul midagi hullu juhtub, annan teile teada. Tundub, et kogu tuul on vaibunud, aga sääsed ründavad mind ikka korralikult. Kui natuke tuult on, kutid, siis saab sääsed minema. Praegu purevad sääsed mind korralikult. Tere hommikust, kutid! See pidi küll olema üks mu elu pikimaid öid. Kogu öö jooksul vajus meie seljakott pidevalt tühjaks. Põhimõtteliselt pole seal enam üldse õhku sees. Ja ma magasin otse selle puidu peal siin. Sääsed ei jätnud mind üldse rahule. Vaadake mu käsivart, kutid! Vaadake seda siin. Aga meil on uus päev ja ma olen õnnelik, et näen päikesevalgust. Meil on täna 3 eesmärki, mis tuleb täita. Esiteks peame leidma mingisugust vedelikku, kutid. Me pole väljakutse algusest saadik isegi joonud. Teiseks tahan näha, kas me saame minna kaugemale kui eile ja leida tõeliselt häid loomi. Ja kolmandaks tahan näha, kas me saame varjualuse juures tule üles teha ja vastu pidada, kuni meile järele tullakse. Meie varjualune seisab endiselt püsti, mis on alati hea uudis. Mul on vaja endasse palju energiat saada, kutid, sest ma olen praegu täiesti läbi. Meil on vaja ainult ühte asja. Kui ma selle ära võtan, siis loodetavasti saan energialaengu ja sünnin uuesti. Võtame selle sisse. Wow, me oleme nagu uuesti sündinud. Lähme! Mul on praegu tohutult energiat, kutid, ma olen täiesti pöördes, nii et me hüppame kohe kajaki, hakkame ringi liikuma, eesmärk leida vett. Ja kui me saame ka lihtsa eine, oleks see ülim. See on hullumeelne. Vaadake seda, siin on suur üleulatuv koobas, kutid. Te peaksite saama läbi minna. Ma pean sõna otseses mõttes tahapoole nõjatuma, et me selle laega pihta ei saaks. Oh ei, me kaotame kontrolli. Me teeme siin all nagu Tokyo drifti. Kõik see kraam, mis mulle peale tilgub, ma arvan, et see on kõik nahkhiire kaka. Oh, jumal küll. See on uskumatu, mees. Mis? Me tulime just sõna otseses mõttes sellest koopast välja, otse sellesse hullumeelsesse laguuni. Oh, jumal küll.
Pärast seda, kui olin otsinud toitu ja vett ühes kõige ilusamas sinises laguunis, sattusin millegi peale, mille olemasolust ma isegi ei osanud unistada. Oh jumal küll. Vau, vaata seda. Meduusid, meduusid, meduusid. Neid on sadu, mees. Vau. Meil on hiiglaslikud meduusid. Oh jumal küll, mees. Vaata, kuidas ta liigub. Nad on kõik meie ümber. See on täpselt nagu see stseen filmis Leia Nemo. Lähme uurime, kas need meduusid nõelavad või mitte. Lähme. See peab olema üks hullumeelsemaid asju, mida ma oma elus näinud olen. See oli nii lahe. Olgu, lähme tagasi kajaki peale. Meil on tõesti vaja mingit vett tankida. Lähme. Kuigi eelmine öö oli üks raskemaid öid mu elus, ei saaks ma seda kogemust nautida, kui ma poleks seda valu läbi elanud, mees. Kui keegi teist on läbi elanud raskeid aegu ja selliseid asju, siis teadke, et see teekond on seda väärt. Ja teisel pool ootab tavaliselt midagi ilusat. Sellest elu koosnebki, mees. Just siin. Jumala looming looduses on nähtaval, kõigest eraldatud. Lihtsalt tunnetan, mida tähendab olla inimene. Mees. Ma armastan teid, kutid. Aitäh teile, et mind toetate ja mul seda teha lubate. Läheme nüüd läbi selle väikese koopakese. Ma ei teagi, mida me siit leiame, aga peame mõned allikad üles leidma. Ma pean siia maha laskuma, sest see osa on tõesti madalal. Tundub, et kui me edasi läheme, siis siit tuleb ilmselt kogu mage vesi. Näed, see tekitab koopasüsteemid, kust vesi välja voolab. Siin samas üleval paistab juba džungel. Vau, vend, ma tunnen end praegu nagu tõeline Indiana Jones. Oh, jumal küll. Olgu. Siit läheb avaramaks. Ma liigun lihtsalt natuke ülespoole, aga ma võin selle vee järgi öelda, et see on tõesti imelik. Vahepeal on nagu jääkülm ja siis on kohad, kus on soe. Jah, see on põhimõtteliselt mage vesi, nii et kuskil siin peab olema koht, kus see voolab ookeani. Me oleme praegu džungli kõige sügavamas osas. Oh, ma oleksin peaaegu kukkunud. Siin on ka kõik nii terav. Nii, olemas. Teisel pool on see kõik allikast pärit magevesi. See on filtreeritud just nende väikeste kivikeste poolt siin. Meil on nüüd vett olemas. Olgu, ma kavatsen siin päris palju seda nautida, kutid. Oo jaa, magevesi. Ainus asi on see, kutid, et me peame ettevaatlikud olema, sest ma ei saa siia vette pissida, kuna see on see, mida me joome. Olgu, ma tunnen, et sõna otseses mõttes nagu väike laps pärast seda, kui ta on kogu rinnapiima ära imenud. Mul on magest veest korralik õllekõht. Meil on ritv olemas ja ma tunnen end praegu energiliselt. Ma tunnen, et me suudame teha rohkem kui kunagi varem. Ma arvan, et sa lihtsalt kukkusid maha. See oli hullumeelne.
ei. Ma murdsin meie ridva ära, kutid. Ei! Oh, nüüd on meil muldunud rittiv. Me peame minema ja proovima toitu püüda. Olgu, me lahkume džunglist. Me läheme avale merele. Issand! Jah, sain ühe! Oo, vaata seda, mees! Poisid, vaadake seda! Meil on mingi tursk. Olgu, tõmbame ta üles. Oh! Jaa! Suur, vana, haisev tursk. Need kalad, kutid, neil on tohutu pea ja palju uimi. Ma tahan näha, kas ma saan midagi veel suuremat. Ja ta istub selles jõestikus, täpselt seal, kus kogu mage vesi on, sest ta teab, et kogu sööt voolab välja. Laseme selle kuti nüüd lahti. Ma tean, et see võib olla suur viga, aga ma arvan, et me saame midagi veel suuremat. Katkise ridvaga ja aeg tiksumas. Peame suunduma avamerele, et saada viimane võimalus toitu leida. Vaata seda riffi, see muutub selgemaks. Me ei peaks siin väljas olema. Võtame selle veepudeli üles, see on prügi. See näeb uskumatu välja. Te kõik näete neid rannikusaari ja me sukeldume sellesse kaunisse riffi. Vaata seda. Sa võid sõna otseses mõttes näha kalu meie all. Olgu, see tundub olevat ideaalne koht vette hüppamiseks. Rünnakukava, saada kätte koletis. Ma tahan saada harpuunipüssiga midagi sellist, mis oleks väärt eepilist kokkamist natuke hiljem. Lähme vette, lähme. Kui ma laskun, liigun aeglaselt. Püüan loodusega ühte sulanduda, et kalad muutuksid uudishimulikuks ja tuleksid minu poole. Rifki haas söödakaladest ja ma teadsin, et on vaid aja küsimus, millal kiskjad välja ilmuvad. Istun siin põhjas, liigun aeglaselt, uurin ümbrust ja otsin midagi, mis võiks läheneda. Selle sukeldumisajal liikusin alla ja sattusin kauni pehme koralli sisse. Peitusin selle vahele ja lasin end täielikult maskeerida. Need siin on fusilieerid. Nad on suured söödakalad, kellele ma tean, et kiskjad jahti peavad. Liikusin mööda ookeani põhja ja sattusin nende hiiglaslike karpide jäänustele. Siit näed täpselt, kuidas kalad kasutavad riffi, et selle sees peituda. Veesammas oli elu täis. Midagi erilist polnud veel näidata, vähemalt mitte praegu. Kui ma alla liigun, teen seda aeglaselt ja püüan olla võimalikult märkamatult, sest kauguses näen suurt korallforelli. Kui ma alla jõudsin, sattusin mantaraide parve keskele. 3-4 neist hõljusid voolus ja toitusid. See oli uskumatu, kui vähe nad liikusid, püsides täpselt samas kohas, samal ajal kui mina ujusin kogu jõust vastu voolu.
Pärast mõnetunnist sukeldumist polnud meil ikka veel midagi ette näidata ja ilm oli halvemaks pööranud. Nüüd või mitte kunagi. Meil on see tehtud, kutid. See on uskumatult ilus papagoikala ja vaadake neid värve siin. Tegemist on tegelikult riffikalaga. Ja te nägite, kuidas me aerutasime sellest mangroovi alast kaugemale ja suutsime selle uskumatult kala leida. Mul on praegu külm nagu hull. Ilm on tõesti hullemaks läinud. Seal on terve hulk pilvi ja siin hakkab vihma sadama. On ainult üks asi, mida me peame tegema. Ja see on vaadata, kas me saame tule üles teha. Aga kõigepealt pean ma need märjad riided seljast võtma, sest mul on külm. Vaata selle eluka suud, tal on korralik nokk sellel tüübil. Ta sõna otseses mõttes situb igale poole. Võtame kõik sisikonna sellest välja. Vaatame, kas mõni kala tuleb seda sööma. Kasutame oma tooli, mis meil on, kutid. Me saame kõik need väiksed oksatükid kätte. Nagu näete, siin on hunnik oksi ja hea asi on see, et keegi jättis meile tulemasina. Vaadake seda, pesupulber. Ja tulemasin. Tänu Jumalale. Hästi, ma arvan, et meil on see olemas. Kutid. Meil on see tehtud, kallis. Meil on asi käimas. Kõik, minge ja kirjutage kommentaaridesse, et asi käib. Me ootame, kuni see ära põleb ja siis paneme oma kala otse küpsema. Meil on siin see väike rest olemas. Ma lihtsalt panen selle meie tule kohale. Hästi, meil on meie kala siin olemas. Paneme selle asja kohe peale, eks, kutid. Lähme. Paneme selle otse grillile, see küpseb aeglaselt meie tule kohal. Ausalt, selle nimel me elamegi, kallis. Maailma kõige kaugem onnik ja meil on seal tuli lõõmamas. Ma pole viimase 24 tunni jooksul sooja toitu söönud ja ma olen sellest nii elevil. Vaata seda. Me püüdsime kala kajakiga. Võime selle sama hästi kajaki aeru peal serveerida. See on nii ürgne, kui üldse olla saab. Väljast näeb see tõesti süestunud välja, aga ma luban teile, kui selle lahti koorite, peaks see päris hea olema. Vaagake seda siin. Ilusad valged lihatükid. Sööme selle ära, proovime ära. Jumal küll. See on soe. See on krõmpsub. See on mahlane. See on lihane. See on uskumatu.
värske kala, mis on siin maailma kõige kaugemas onnis tulel küpsetatud. Mehed, me tegime selle ära. See valgus siin on minu pääsetee siit välja. Suur aitäh teile, kotid! Ma olen viimased 24 tundi üle elanud ühes maailma kõige kaugemas onnis ja nüüd ma saan siit lõpuks minema. Näeme teid järgmisel metsikul seiklusel. Ärge unustage likeida ja tellida.